Tere ka minu poolt. Jaana tegi nii ilusa sissejuhatuse, nii et ma ei hakka siis rohkem vaeva nägema selgitamisega, et miks ma siin olen. Aga tõepoolest nii on, et tulin täna siis rääkima mitte ainult enda teekonnast, vaid see pigem on ikkagi olnud selline meie teekond, et ma praegu täpselt ei näe, kus mu abikaasa istub, aga minu abikaasa Mihkel on olnud siis minu kõige suurem tugi ja minu kõige suurem kriitik. Ja meie teekond finantsilise sõltumatuse poole tegelikult sai ikkagi alguse sellest, et mina olin selline, nii nagu Tõnis Tõnissen ütles, see people pleaser, et mulle väga meeldis kuulata, mida inimesed mulle ütlesid ja teha selle järgi selline tubli tüdruk. See, kes läks, õppis kõik ära, tegi kõik tööd 5 peale. Fun fact, ma olen saanud matemaatika riigieksamil 99 punkti, sest et ma olin väga tubli tüdruk. Ja sealt edasi oli see mudel nii, nagu võib-olla teile paljudele on tuttav, tuli minna, hankida hea haridus, otsid endale hea töö ja siis olidki nagu selle halja oksa peale jõudnud. Aga ühel hetkel ma sain aru, et nii haljas see oks ei olnud ja midagi oli kusagil ikkagi puudu. Ja enne kui ma sellisele töisele, kuidas ma nüüd ütlengi, kõige nagu esimesele päris töökohale jõudsin, siis enne seda ma tahtsin tegelikult saada õpetajaks. Ja minu vanaema, kes oli koolijuht ja matemaatikaõpetaja, tema ütles mulle, et üle minu laiba. Sinna sa ei lähe. Ja ei lähe sellepärast, et see amet on nii raske, see nõuab nii palju, sa annad ennast lihtsalt ära ja selle sinu natuuriga olla see tubli tüdruk, et see lihtsalt ei klapi kokku. Nii et hea tüdrukuna mina kuulasin ja läksin õppima hoopis majandust ja aasta oli siis 2008, kui mina alustasin tänase nimega siis TalTechis. Kristjan Liivamägi ei olnud TalTechis veel õppejõu staatusesse jõudnud, mis tähendas, et mitte keegi ei rääkinud meile, kuidas päriselt investeerimine ja enda jõukuse kasvatamine käima peaks. Ja see omakorda tähendas seda, et nii pea, kui mul tekkis mingisugune raha, selline püsiv sissetulek ja sealt hakkas raha üle jääma, siis mina tahtsin kohutavalt teada saada, et aga kuidas see investeerimine praktikas välja näeb ja sealt siis aastal 2010 see teekond alguse saigi. Kui ma peaksin andma nõu 20-aastasele Liisile, kes oli värskelt läinud tööle Eesti Panka, ma ei uskunud oma õnne, et ma sellisele kohale olin maandunud, aga nii see tõepoolest oli, siis ma ütleksin talle, et tee endale mingi süsteem. Sest kui sul on süsteem, siis on väga lihtne, sa pead lihtsalt nagu järgima oma süsteemi, see on absoluutselt kõige lihtsam asi maailmas. Miks mulle meeldib näiteks joosta hobina maratone, on sellepärast, et ma tean, kuidas seda tegema peab, ma tean täpselt, milline ettevalmistus tuleb enne ära teha ja siis lihtsalt järgides plaani on väga lihtne minna ja oma asjad nagu ära teha. Ja miks ma ütleksin talle, et tee süsteem on sellepärast, et minu esimesed investeeringud olid absoluutselt juhuslikud. Ma investeerisin siis, kui kogemata juhtus, et raha jäi üle. Mis tähendas, et see esimene teekonna ots oli tegelikult äärmiselt aeglane ja sellised süvaanalüüsid minu investeeringuid kohe kindlasti ei iseloomustanud. Pigem see oli selline, et ma tean, mis on Tallinna Kaubamaja, järelikult on mõistlik omada Tallinna Kaubamaja aktsiat, kui ma seal ise nagunii aeg-ajalt midagi ostmas käin. Aga sellest hoolimata toimetasin mina vaikselt senikaua, kuni ma kohtasin siis oma tänast abikaasat Mihklit. Ja selleks hetkeks, kui me siis kokku kolisime, oli minul 2000 eurone aktsiaportfell ja üks Mustamäe 2-toaline paneelmaja korter. Tema investeerimisega alustanud ei olnud, aga ilmselgelt oli väga tore öelda, et vot näe, inimestel seal on Apple'i telefonid, aga mina olen Apple'i omanik. Ja see väga kõnetas teda, et kuidas saab olla Apple'i omanik, kui sa oled siin Eestis ja sai kuidagi moodi selle Apple'i nii-öelda juhtkonnaga kokku ei puutu ja siis ma seletasin, et aga mul on Apple'i aktsiad. Ja seda mööda hakkas ka temasse huvi kasvama ja mul on hästi hea meel, et me koos sellele teekonnal asusime, sest õige pea peale seda intsidenti Apple'i aktsiatega, siis sai tema sünnipäeva kingituseks Jaak Roosaare venna Märdi käest esimese raamatu Rikkaks saamise õpikust, see oli see esimene trükk. Ja kui Märt tuli Mihklile sünnipäevale, siis ta ütles selle kohta niimoodi, et tead, et mu vend kirjutas ühe raamatu, et ma toon selle raamatu sulle sünnipäevaks, et kui see sulle ei meeldi, et ma ei pahanda. Aga õnneks see raamat meile tõesti väga meeldis ja sellest raamatust ühtlasi tuli siis see mõte,
et on võimalik olla rahaliselt sõltumatu, on võimalik ise otsustada selle üle, millal sa teed tööd, kellega sa tööd, milliseid projekte sa teed, millises mahus sa teed. Ja see mõte meile nagu väga meeldis, sest et kui me koos arutasime, et me peaksime justkui käima 45 aastat tööl, igal aastal puhkama 1 kuu, see tundus nagu, et see on liiga vähe, et me tahaksime midagi enamat. Ja siis täpselt tuli see finantsvabaduse idee, mis ühtlasi haakus ka selle põhimõttega, et me teadsime, et väga paljud paarid lähevad lahku sellepärast, et nad kaklevad raha pärast ja meie nii ei tahtnud. Nii et sellest kuidagi kokku tundus, et see finantsvabaduse siht võiks olla midagi, mille poole koos püüelda ja täpselt sellele teele me siis ka asusime. Ja seda teekonda, mis olid siis meie võib-olla sellised nagu peamised põhimõtted, seda siis saab kokku võtta nagu 4 punktiga. Esiteks, me väga tugevalt tunnetasime, et selle jaoks, et sul oleks raha investeerida, selle jaoks peab sul olema mingisugune ülevaade, kus su rahad tulevad, kuhu su rahad lähevad ja peab olema ka mingisugune siht, mille poole püüelda. Sest et kui sa lihtsalt paned tuimalt kirja, tulud on sellised, kulud on sellised ja mitte midagi nende numbritega ei tee, siis see sind kuhugile edasi ka ei vii. Niisiis panime paika eelarve ja me tõepoolest otsisime kõiki võimalusi, kuidas teha nii, et võimalikult palju raha suunata investeeringutesse. Ja miks see oli hästi oluline, oli võib-olla nagu sellepärast, et see ühtlasi haakub väga hästi punktiga 2, ela allapoole oma võimeid, mis samamoodi käis sellest Jaak Roosaare raamatust läbi, aga see oli ka põhimõte, mis sattus mul ette absoluutselt igalt poolt teistest temaatilistest raamatutest. Ja mul on ka meeles üks õppejõud, Angeelika Kallakmaa-Kapsta, tema õpetas, ma ei mäleta, mis ainet ta meile täpselt andis, aga ta ütles ühe sellise lause, et kui sul tundub, et sul on vähe raha, siis seda olulisem on teha rahaline plaan. Et mida rohkem raha sul on, et siis nagunii jääb seda raha kuidagi juhuslikult üle, aga mida vähem raha sul on, seda olulisem on ise silm peal hoida, kus need rahad tulevad ja kuhu need rahad lähevad. Niisiis, me olime väga sellist eelarve usku ja tänu sellele ma arvan, et me leidsime ka neid võimalusi, kuidas võimalikult palju raha investeerimisse suunata ja seal juures oli meile hästi suureks abiks siis see punkt number 2, et elada allapoole oma võimeid ja sellele aitas tugevalt kaasa selline minimalistlik maailmavaade, ostame neid asju, mida me kasutame ja mõtleme läbi enne, kui me siis mingisuguseid impulsiivseid otsuseid teeme. 3. punkt, mis meie teekonda väga tugevalt mõjutas, oli see, et me omavahel hästi palju rääkisime ja alustava paarina oli see ka selles suhtes hästi põnev, et meie suhe oli värske, see finantsvabaduse idee oli värske, kogu see rahamaailm oli nii põnev, et meie arutelud tõepoolest kestsid hiliste öötundideni. Ja mis selle juures mulle endale tundub, et oli ka võib-olla selline oluline nüanss, oli see, et meil oli ühine siht. Ja isegi kui meil olid nagu erimeelsused mingite teemade osas, siis see ühine siht, et see nagu alati oli selline nagu majakas, et me läheme ju sinna, davai, et mis on siis nagu seda sihti arvestades kõige kasulikumad mõtted ja seda mööda me siis tegelikult andsime oma teekonnale hoogu juurde, kui ka tegelikult tugevdasime seda omavahelist suhet. Ja viimane punkt, mis võib-olla selle finantsvabaduse poole püüdlemisel oli hästi oluline, oli see, et me olime noored. Ma ütleks, et me olime ka piisavalt riskijulged, sest et me proovisime kõikvõimalikke varaklasse. Mul on meeles näiteks üks juhtum, kus meieni jõudis üks meesterahvas, ta oli tunduvalt vanem kui meie ja ta tahtis saada laenu, et ehitada maja. Tal oli maja juba olemas, ta tahtis seal remonti teha, pank talle laenu ei andnud. Võib-olla meie ka ülemäära palju ei küsinud, miks see nii oli, et pank talle laenu ei andnud, aga ta oli nõus oma auto panti panema ja me võtsime ka sellised tehingud vastu. Ise võib-olla lõpuni nagu teadmata, et mida need tähendavad. Selle tehinguga läks kõik hästi, me saime oma raha tagasi, aga mingi hetk ma sain aru, et issand jumal, et millega me nüüd hakkama oleme saanud. Ja nende varaklasside juures nüüd tagantjärgi analüüsides, mida ma veel olen täheldanud, on see, et kõige suuremad hüpped meie portfellis on tegelikult tulnud kinnisvaratehingutega. Ja see on nagu eranditult selline läbiv joon läbi siis nende paljude aastate. Ja võib-olla üks selline lugu
mida ma tahaksin jagada, puudutab siis seda aega, kui räägiti teise pensionisamba reformist. See reform ei olnud veel kindel, kui juba tehti hästi palju küsitlusi, et need inimesed, kes tahavad raha välja võtta, et mida te siis selle rahaga teeksite, ja sealt kusagil, mälu järgi 10-15% ütles, et nad tahaksid suunata selle raha, mis nad välja võtavad, kuhugile kinnisvaraga seotud projektidesse. Ja me jälgisime mitut küsimustikku ja arvutasime, et see 10-15% ei tundunud nagu ülemäära palju, aga kui sa numbritesse panid, et mida see võiks tähendada, et kui palju on keskmisel pensioni kogujal siis kogunenud sinna raha ja kui ta selle välja võtab, maksud ära maksab, et mis see summa siis võiks olla, mis sinna kinnisvaraturule jõuab. Ja me saime aru, et see on umbes 1 kvartali tehingute jagu raha. 1 kvartali jagu tuleb lihtsalt juurde ja ma mäletan, et me veel testisime seda ideed teiste investorite peale, nad ütlesid, et kuule, ma ei tea, et liiga vähe infot, et me veel ei tea tegelikult, kui paljud võtavad selle raha välja, kas võtavad välja need, kellel on väga vähe kogutud või võtavad need, kellel on liiga palju kogutud, aga meie vaatasime, et keskmiste järgi 1 kvartali jagu raha tuleb lihtsalt kinnisvaraturule juurde. Mis me tegime? Me ostsime 2 korterit Pärnusse. Ühe nendest korteritest oleme me tänaseks maha müünud, teine on jätkuvalt alles, aga kui me võrdlesime turuhindasid, siis enne pensionireformi sellel nii-öelda ostmise hetkel ja peale pensionireformi, siis need tootlused olid vastavalt 50% ja 60%, sest et me panime täppi. Aga jällegi, tollel hetkel, kui me seda ideed testisime, siis meile öeldi, et kuulge, et ma ei tea, et seal on liiga palju teadmatust, liiga palju sihukest segadust, aga meil oli piisavalt riskijulgust. Ja nii me näiteks selle kinnisvaratriki ära tegime. Aga ühesõnaga, lõpuks jõudis kätte see oodatud finantsiline vabadus. See tuli siis aastal 2021 alguses ja mida see meie jaoks tähendas, oli siis see, et meil oli varasid nii palju, mis tootsid meile passiivset sissetulekut ja need sissetulekud katsid ära kõik meie pere kulutused. Ja meie enda number, mida me siis taga ajasime, oli 500 000 eurot varade mahtu ja selleni siis, kui me jõudsime, siis tegime ka sellise nagu tagurpidi arvutuse, et mida see siis tegelikult numbriliselt tähendas. Me panime kõikide nende aastate jooksul, kui me seda finantsvabadust siis püüdlesime alates 2014 kuni 2021, me panime ise säästudena sisse 140 000 eurot. 140 000 eurot panime ise sisse ja kasvatasime selle 500 000-ni. Loomulikult turud olid meie poolt, aga 360 000. Kuidas see ikkagi nii palju sealt juurde tuli? Nagu öeldud, kinnisvaratehingud, need olid kindlasti üks selline koht, mis siis meid väga tugevalt nii-öelda edasi aitas, aga selle juures tekib alati ka küsimus, et okei, et mis palgad teil olid? Kust te võtsite selle 140 000 ja kust te selle siis sinna nagu nii-öelda kõrvale panite? Ja vaadates ise tagasi sellele perioodile, siis meie ei teeninud mingit metsikut tippspetsialisti palka. Vastupidi, sellesse perioodi mahub näiteks aeg, kus mina olin 4 aastat lastega kodus, mis tähendab, et minu palka mitte keegi vahepeal ei tõstnud, vaid mingi periood ma ei saanud üldse mingit sissetulekut, sellepärast et üks laps käis lasteaias ja teist ma parasjagu ootasin, et ei olnud mõtet nagu tagasi minna 3 kuuks tööle. Selle sama ajaperioodi sisse jääb ka see aeg, kus ma tegin karjääripööret ja 2018 sügisel alustasin õpetaja karjääri ja ma olin poole kohaga õpetaja, tegin 10 tundi nädalas ja see tähendas, et ma sain iga kuu kätte alla 500 euro. See jääb ka sinna perioodi, mis tähendab seda, et meie investeerimisotsused pidid olema need, mis ikkagi kasvatasid seda portfelli hästi jõudsalt edasi. Üks näide veel, mille ma kinnisvarast tahaksin tuua, puudutab siis seda, kuidas me ostsime Pärnusse Karja tänavale ühe krundi. Selle krundi hind oli 73 000. Kui see maakler näitas seda krunti, siis ta ütles, et see maja, mis siin peal on, see on lobutik, võtke see maha, aga selle krundi suurus on 1500 ruutmeetrit. Ja Pärnu linna, siis linnavalitsus on ette näinud, et minimaalne krunt Pärnu linnas sees on 600 ruutu, mis tähendab, et kui te teete selle krundi 2, siis te saate mõlema krundi eest raha küsida, kui te mõlemad näiteks maha müüte või müüte ühe maha ja teise peale teete ise oma maja. Ja aastaid hiljem
Ühe krundi me tõepoolest, me tegime selle krundi pooleks ära, ühe krundi müüsime kohe maha, teise krundi müüsime aastaid hiljem maha. Me teenisime mõlema krundi müügiga circa 85 000. Ostsime ühe 73, tegin pooleks, müüsin maha mõlemad 85-ga. Et nii viisi selliste üksikute suurte hüpetega, aga samal ajal katsetades ka kõiki teisi varaklasse, me teenisime raha juurde nii võlakirjadega, nii aktsiatega, proovisime ka väärismetalle, andsime välja laene ja kasvatasime siis juurde 7 aastaga 360 000 eurot. Ja kui nüüd tundub, et see finantsvabadus on nagu hästi tore eesmärk ja et me selleni jõudsime, järelikult nüüd on elu nagu lill, kõik on väga hästi, väga tore, me oleme väga õnnelikud ja väga rõõmsad kogu aeg, siis tegelikult ma pean ütlema, et nii meie kui ka siis meie tuttavate kogemuse põhjal see tegelikult kogu aeg ikkagi lill ei ole. Ja sellel on palju erinevaid põhjuseid ja lihtsalt mõned, mida ma tahaksin puudutada ja võib-olla nagu juhtida tähelepanu sellele, et see finantsvabaduse saavutamine, see esiteks, see klõks ei käi ära sul nagu sekundiga, et kui Excel ütleb, et nüüd sa oled finantsiliselt vaba, siis on kõik su mured haihtunud. Need mured on jätkuvalt alles. Sinu asi on nüüd veenduda, et kas sa suudad seda rahalist sõltumatust kuidagi nende murede lahendamise asjus nagu ära kasutada. Mida ma näiteks märkasin, oli see, et kui see finantssõltumatus meile kätte jõudis, siis sellel hetkel nii minul kui minu abikaasa Mihklil meil mõlemal olid sellised töökohad, et me ei tahtnud töölt ära tulla. Vastupidi, see oli periood, kus oli just sündinud meie kõige noorem laps ja millele mina isiklikult mõtlesin, oli see, et kuidas ma saaksin võimalikult ruttu tööle tagasi minna, sest töö, mida ma sellel ajal tegin siis Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaatorina, see oli mulle väga põnev, see oli minu jaoks tohutult oluline ja ma päriselt mõtlesin, et kuidas teha nii, et hästi-hästi ruttu olla vormis tagasi, jagada seda lapse kantseldamise koormat kodus, nii et mina saaksin maksimaalselt panustada. Ja Mihkel samamoodi, ta ei tahtnud sellel hetkel oma tööst loobuda ja nii me siis proovisimegi osa koormustega mängides natukene nagu tagasi võtta, olla olemas pere jaoks, aga samal ajal jätkata seda põnevat tööelu. Ja nüüd hiljem, kui ma olen sattunud erinevate teadusuuringute otsa, siis ma tegelikult näen, et ega õnnelikuks ei teegi mitte need nullid pangakontol, vaid õnnelikuks teeb see, kui sul on mingi missiooniga töö, kui sa oled välja mõelnud, mis on see sinu miks, mida sa tahad siin maailmas muuta, mis valdkonnas sa tahad mingisugust mõju, mingisugust muutust esile kutsuda. Minu jaoks vaieldamatult see siht või see eesmärk on olnud rahatarkuse valdkonna arendamine. Aastate jooksul ma olen väga palju energiat pannud just nimelt sinna, et me saaksime hariduse kaudu jõuda võimalikult paljude noorteni, jõuda lasteni, et kohe alguses juurutada sisse need head harjumused, et ei tekiks nagu kusagil, ma ei tea, 45-sena küsimust, et oi, et mul ei ole ühtegi puhvrit, mul ei ole mitte mingisugust tagalat kindlustamist, aga nüüd, kui ma seda tahaksin, et ma pean hakkama nii kardinaalseid muutusi tegema, sellest nagu sisse käidud rajast nii palju kõrvale kalduma, et see on nii raske. Kuidas teha nii, et kohe siis, kui sul on esimene töökoht, et sul kohe siis selline nagu by default kohe hakkad mingit raha kuhugile kõrvale panema, et sul tekib meelerahupuhver, et sul tekivad investeeringud ja sellega seoses tekivad ka need võimalused valida mitte vastavalt rahanumbrile, vaid valida vastavalt sellele, mis on sinu jaoks oluline, mis on sinu jaoks tähtis, mis sind päriselt kõnetab ja mille kaudu sa päriselt saad kõige rohkem väärtust luua. Mul on jäänud viimane minut ja see toobki mind selleni, et kas küsimus on tegelikult selles, kuidas saavutada finantsvabadus? See vabadus, et sa ei pea elu lõpuni tööd tegema ja siis kujutada ette, et sa päriselt istud kodus ja ei tee mitte midagi, sest et oma kogemusest lähtuvalt ma võin kinnitada, et ma pidasin vastu 3,5 kuud. Ja siis ma juba tundsin, et kui ma kohe midagi muud ei tee, kui minust saab kui minust peab saama midagi enamat kui lihtsalt ema ja lihtsalt abikaasa ja lihtsalt harrastusjooksja. Nii et 3,5 kuud, võib-olla teie peate kauem vastu. Igal juhul küsimus on, et kas finantsvabadus on see eesmärk, mida endale seada, või tegelikult peaksime me rihtima hoopis sellist finantsmugavust või finantskindlustatust, mis tähendab, et meil on olemas piisavad puhvrid, võimalus võtta aasta vabaks, kui me seda tahame,
piisavad investeeringud, et toetada oma lapsi, et ellu viia oma enda unistusi, et teha missiooniga tööd, isegi kui selle eest ei maksta nii palju kui mõnel teisel ametikohal. Ja samal ajal olla siis ümbritsetud nende inimestega, kes ka ise soovivad teha sellist sarnast missiooni, kes soovivad luua siis sarnast muutust, nagu sina oled seda tahtnud. Nii et ma loodan, et siit see küsimus ja see, et mis on tegelikult teie siht, kui kõrgele te tahate selle rahalise sõltumatuse saavutamisel ronida, et see saab natukene sellist mõtteainest. Ja, aitäh! Aitäh, Liisi, väga palju väga häid mõtteid ja tegelikult on siin ka väga palju küsimusi. Ma küsin sult ära kohe selle, mida laikiti siis kõige rohkem, et kui teil abikaasaga läksid sihid ja eesmärgid lahku, et kuidas te siis kompromisse tegite rahaga seoses? Ma pean ütlema, et meie sellised erimeelsused tulenesid pigem sellistest harjumustest, et kui mina näiteks me käisime koos tantsimas, siiamaani me teeme seda, aga tollel hetkel me käisime koos trennis ja mul on lihtsalt meeles üks selline koht, kus me omavahel tülitsesime. Ja see nägi siis niimoodi välja, et mina mõtlesin, et me lähme trenni, siis me pingutame maksimaalselt, me tulime trenni kohale, davai, nüüd me teeme täiega. Ja tema oli nagu mingi, et oot, et ma olen nagu väsinud, et teeme nagu natukene on ju, et me oleme trennis koha peal, natukene õpime, võib-olla täiega nagu ei tee. Ja ühesõnaga, et meie loogikad olid nagu erinevad. Aga võt see sama nagu siht, vaata, ikkagi liidab kokku ja kui me siis nagu omavahel nagu läbi rääkisime need asjad, et okei, siht on nagu selline, et mis me siis nüüd teeme, sina tahad teha 100%, mina tahan anda nagu 80%, et kuidas me siis kompromissi leiame, et siis tegelikult see siht pani nagu selle loogika paika, et davai, et lähme ikka koos. Kuidas te 80 ja 100 vahel siis kompromissi leidsite? No aritmeetiline keskmine. 90. Väga hea. Kas meil on ka saalist küsimusi? Nagu ikka saab ka raamatuid nii juba siin ees. Esimene käsi tõstis. Merilin, vaata siin. Ees. Nii. Mulle tundub, et investorsärkidega saab kõige kiiremini sammud täis. Jep. Samu võistluse võita. Tere. Mul on selline küsimus, et mis oli teie teekonna juures kõige hirmsam hetk või hirmsam samm? Ma arvan, et mina ise tundsin hirmu siis, kui ma hakkasin rääkima sellest, et mina juba investeerin ja ma tundsin võib-olla hirmu selle ees, et kas Mihkel tuleb kaasa minuga. Aga mis siis, kui ta oleks mulle öelnud, et kuule, et see on nagu jama, see on mingi soola puhumine, et ma ei ole kindel, et ma ise oleks nagu lõpuni läinud. Et ma oleks arvatavasti Ma oleks jõudnud kuhugi, aga võib-olla mitte siia, kus ma täna olen. Nii, keegi veel? Oi, kui palju käsi. Võite ise valida, kuhu annate mikri. Nii, väga hea. Tervist. Küsimus on siis selline, et kui palju jäi teil asju tegemata või siis näiteks reisimata, sellepärast, et te suunasite enamuse rahast enda investeeringutesse? Minu vastus pigem on selline, et ma ei tunne, et mul oleks mitte midagi tegemata jäänud. Kui meil lapsed olid 1,5 ja 3,5 sellest ajast, ma tundsin ennast ise piisavalt mugavalt lapsevanema rollis, et siis ma juba tahtsin nendega reisile minna. Ma pigem ei läinud enne sellepärast, et ma ei olnud kindel, et me saame hakkama nendega seal. Ja sealt edasi me oleme igal aastal käinud 3 nädalat, 4 nädalat, mitu korda aastas ja ma päriselt ei tunne, et midagi oleks tegemata. Võib-olla pigem on see, et on ka nagu erinevus, kuidas sa reisid, et mina ei lenda äriklassis ja ma ei lähe kuurortpuhkusele, sest see ei anna mulle midagi, ma tahan ise planeerida, ise teha. Kas kuskil jõudis juba mikker kätte ka, jah? Võib-olla natuke sarnane küsimus, aga kui alguses rääkisid investeerimisest või eelarvestamisest, siis kas see on rohkem rahaline probleem või psühholoogiline probleem ja kuidas te sellest probleemist üle saite? Oota, täpsusta nüüd probleem, mis mõttes? Probleem selles mõttes, et mis siin oli just enne, et reisimine, et palju te siis pidite ära jätma sealt, eks, et tavaliselt on, kui sa hakkad eelarvestama, siis keegi nagu võtab sult ära midagi. Pigem see eelarvetabel oli midagi sellist, mis võimaldas nagu leida selle, et okei, kui me tahame reisile minna, et kust me nagu võtame ja ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud nagu seda tunnet, et see eelarvetabel kuidagi seab mulle nagu mingi piiri ette, et kõik rohkem raamatuid osta ei või. No võib küll, aga lihtsalt siis riietele ei kuluta või ma ei tea, pigem see annab mulle nagu selle raami, et ma tean täpselt, kus ma olen ja kui midagi juhtub, siis ma tean täpselt, kus ma võtta saan.
võtame sealt tagant ühe blondi naisterahva, kes on väga tublisti terve aja kätt püsti hoidnud ja kordagi jälle ei ole lasknud. Oli oluline küsimus. Tere, mul on selline küsimus, et kui te saaksite anda oma lastele kaasa ühe investeerimisnipi või rahatarkuse, siis milline see oleks? Ma arvan, et kõige alus on ikkagi see harjumus, et sa alati, kui sulle tuleb mingi raha sisse, siis sa paned alati mingi osa kuhugile kõrvale. Ja sellest saab kõik see muu alguse, et kas sa siis sealt edasi nagu ei julgegi riskida ja kasutad tähtajalisi hoiuseid või paned idufirmadesse, et jumala eest nagu tee, mis sa tahad, aga peaasi, et sul on see harjumus, siis see tuleb, mingi osa läheb alati kõrvale. Aga suur aitäh, Liisi Kirv!